Igal inimesel on oma isiklik psühhotroopne väli. Iga inimese ümber on ja paikneb selline umbes 9-meetrise läbimõõduga energiaväli. See väli muutub iga minut, iga hetk. Selle välja muutumist ja loomist mõjutavad inimese iseloom, mõtted, DNA, programmid, elatud elud, omandatud kogemused, absoluutselt kõik, mis teda ümbritseb. Tema nägemisvõime, vaatlejaks olemise võime ja tema ettekujutus elust. Ühesõnaga kõik see, mis inimene on, loobki selle välja, psühhotroopse välja. Mida tähendab psühhotroopne väli? See on seisund, mis võimaldab mõjutada ja avaldada mõju. Teadus aga tõestab, et me kõik mõjutame üksteist. Kui me üksteise peale vihastame, mõjutame me üksteist halvasti. Kui me üksteise üle rõõmustame, mõjutame me üksteist hästi. Seda tuleb mõista, teadus on seda juba ammu tõestanud. Kahju, et inimesed massiliselt sellest ei tea. Sellest teadlik olemine tähendab aga selle õiget rakendamist. See tähendab olla alati rõõmus inimene ja rõõmustada teiste võitude, saavutuste ja teiste inimeste õnneliku elu üle. Ja just see rõõm ise ongi meie mõju, mõjutamine kõrgsagedusliku energiaga, headuse ja rõõmuenergiaga, mille me pärast samamoodi tagasi saame. Inimesi on harjutatud kurjuse, vihkamise, solvumise ja süüdlase otsimisega. Me teeme isegi pereringis selle süüdlase üle nalja, heidame alati nalja selle üle, kes siis süüdi on. Kuid me mõistame täpselt, et kui meiega midagi juhtub, oleme selles süüdi ise. Elu on bumerang ja me ise loome oma välja mõjutamise ja mõjuenergia väljaga, nagu iga olend kosmoses, nagu iga olend, kes siin planeedil elab. Kõigil on oma väli, individuaalselt identne mõjuväli, psühhotroopne mõju ja mõjutamisväli. Inimkond peab arenema, et mõista, et armastus päästab maailma. Sõprus, ühtsus, üksteise mõistmine, toetus, see on meie ilus tulevik, mida me ehitame koos teiega otse täna, otse praegu. Ja kuidas küll tahaks, et võimalikult paljud inimesed jõuaksid seda mõista, sest paljud on sellises psüühilises lagunemise seisundis, et ei suuda seda selles elus enam kunagi mõista. Mul on väga kahju, mu sõbrad, et see kõik nii on. Ka nemad mõjutavad ja avaldavad mõju nii iseendale kui ka üksteisele. Vaat miks on psühhiaatria haiglates väga raske töötada.